Kus kobras elab? Vee lähedal. Vee lähedal, jah. Kobrast on Eestis palju. Kobras on nüüd selline asukas, kes teeb põllumehele üldiselt palju, põllu- ja metsamehele palju muret, et ta oskab need kraavid ja ojad hästi ära tammitada ja need tammid on nii hästi ehitatud, et kui neid käsitsi peab lõhkuma hakkama, siis läheb see küll väga raske töö, väga kaua aega, et tammist jagu saada käsitsi. Kui juba traktoritega, siis saadakse kiiresti, aga tammisid ta teeb niimoodi kraavil, et ta teeb mitu tammi jutti ja sedasi ta paisutab järjest vett, et oma eluasemes hoida kogu aeg vesi tasapinnas. Aga ise ta ehitab sellise suure okstest ja puudest kuhila. Pesa olete näinud kuskil pildil. Ja seal kuhila all on tema elamine siis. Siin on edasi on siis mitut sorti karusnahkasid siin laual. Aga nende karusnahkade sees on kunagi olnud loomad. Need on püütud ja need on ilusasti nüüd siis töödeldud niimoodi, et nad on kroomnahad saarmas, kus elab saarmas. Vee lähedal. Ikka veeloom, jah. Veed või äkki või mõnel saarel või selle kalda. Jah, kahel pool ta käib, nii maal on ta selline natuke saamatu, aga vees on ta kiire. Siis edasi on metsa poolelt. Ega te neid kõiki kindlasti näinud ei ole. Euroopa naarits on esimene, järgmine on mink. Metsnugis. Mis te arvate, kes seal on? Ikka nugis, jah. Nugis ja tohkur. Siis oli veel meil kärt ja nirk. Seal on nirk, jah. Noh, need on... Nii väike ta ei ole, ta võiks öelda jah, et ta ikka päris suur, kui ta on vanalooma. Aga rebane ka, rebase topist näete, ta on üsna selline, ta ei ole iga. Mis mäng on ennetpess? Kindlasti üks sõjamäng. Ennetpess on mäng üle.